inimesed hakkavad endast lugu pidama, miks rahvas hakkab endast lugu pidama? Siis, kui ta on teinud midagi hästi, vähemalt sama hästi kui teised, parem kui paremini. Aga kui isegi eesmärgiks ei ole midagi reaalselt ja paremini teha, ei saa sa ju endast lugu pidada. Kui sa oled tallalakkuja, siis ma olen Euroopa parim tallalakkuja. See on nagu minu väärikus või kus see tuleb? Me kogu aeg räägime ja küsime, et aga miks pärast venelased ei õpi eesti keelt? Aga sellepärast nad ei pea meid väärikaks. Selles on küsimus. See võibki nii olla. Ma tean, et see on nii. Aga kui sa ise, see on osa probleemist. Nad ei pea meid väärikaks. Aga kui sa ise ka ennast väärikaks ei pea. Aga mida sa siis rohkem? Mis sa siis loodad teistelt saada? See on võtme küsimus. Armsad Võrgutelevisiooni vaatajad, alustame meie 7. saadet Eestimaa maskita lood, 7. lugu. Minu nimi on siis Jaan Atto, mina olen rahvusliku teataja toimetaja. Minu vastas on siin kirjanik Sven Kivisildnik ja ettevõtja ja kirjanik Harri Raudvere. Meil 7. saate teemaks on Eesti kaitsepoliitika ja majandus. Et päevapoliitilised lood, mis siin vahepeal on juhtunud ja meid nagu, ma ütleksin, vapustanud. Et täna on 5. juuli, oleme siin Pärnu luule peakorteris Luuleraadios, nagu eelmises saates, ja siis alustame. Kes soovib esimesena sõna? No hea küll, ma teen siis otsa lahti. Jah, sul on õigus. Need uudised, mis viimasel ajal meieni on jõudnud, on täiesti vapustavad, aga samas vapustavad nad lihtsalt selle poolest, et keegi on nad välja öelnud ametlikult, ausalt, et igasuguse sõjategevuse korral on Eesti riik niivõrd tõsises ohus, et suuremas ohus enam olla ei saa. Ja kui tõesti, ma ei tea, vist oli 6 kuud või kui NATO pidi tulema meil appi ja siis välja lööma. See oli nii, et oli 180 päeva, aga lehed kirjutasid 3 kuud. Neil on 60 päeva kuus. No neil, ei. Ükskõik. Aga kui meil on teistmoodi, siis on 6 kuud. Ühesõnaga jah, aga võt see ongi nüüd kõige drastilisem, et see heidutus. Me lihtsalt teeme kurja häält ja teeme bo ja õu ja arvame, et sellest nagu piisab. Kindlasti ei piisa. Ja ma arvan ka, et kui sellele informatsioonile tuginedes toome me siia väga palju vägesid juurde ja kõik oleks lausa hambuni relvastatud, kui ikka tekib või toimub siin meie territooriumil reaalne sõjategevus ja siin võideldakse rahu ja demokraatia eest nii, et kivi ja kivi peale, siis ausalt öeldes Eesti rahvas vaevat seda näha tahab või seda ka üle suudab elada. Sellepärast, et ei ole ju enam selline sõda nagu, et võtad vintpüssi ja lähed põõsasse vaenlast laskma. Ma arvan, et need asjad käivad hoopis teistmoodi ja meil on praegune praktiline kogemus olemas. Me näeme seda, kuidas sõjategevus toimub Ukrainas, kui alguses oli ju kõvasti juttu, et Tševelinid, need samad raketid lasevad kõik tanke puruks ja ribadeks. Siis täna on tegemist ikkagi kaugmaa relvadega, on tegemist rakettidega, on tegemist kaugelaske suurtükkidega ja kogu tõsine sõjapidamine käib natukene teistmoodi ja see inimotsene kontakt on viidud miinimumini. Nii et kui sellist taktikat või poliitikat põhimõtteliselt jätkatakse, siis võiks ütelda niimoodi, et need ettevalmistused, mida meie siin kõik täna teinud oleme või mida meie kaitsejõud on teinud, ei kindlusta kaugeltki meie riigi elanike turvalisust ja kindlustunnet. Ja see on nüüd päris kole, sellepärast, et tundes ja teades või nähes seda võimsust, mis on potentsiaalsel vaenlasel, see on ikkagi ülimäära suur ja sellised demoraliseerivad jutud, et nagu alguses oli, kui Ukraina sõda pihta hakkas, et idanaabril jätkub laskemoona 2 nädalaks ja 2 nädala pärast on neil padrunid otsas ja seda teist ja kolmandat ja laseme mõne mürsulao õhku, siis tal enam suurtükkide jaoks mürske ei ole
ja need elu on näitanud, et see asi kaugeltki ei päde ja meie, kes me oleme täpselt piiri ääres ja me oleme nii pisikesed, nagu me oleme, siis tekibki paratamatult küsimus, et kas võiks olla teistsuguseid lahendusi, vältimaks ka potentsiaalset sõjalist konflikti just nimelt rahva, keele ja kultuuri osas. Kas peale seda suurt meie kaitsmist jääks meist üldse midagi järgi, sest et isegi teine maailmasõda, isegi esimene maailmasõda ja kõik need muud sõjad on praeguste sõdade kõrval täiesti olematud kõigi nende tehniliste võimaluste puhul. Ja seda enam, et kui me kuulume sõjalisse organisatsiooni ja kui see konflikt peaks toimuma selle sõjalise organisatsiooniga, siis on selge, et need relvad, mida käiku lastakse, on absoluutselt teistsuguse kaliibri ja teistsuguse suurusega. Ja siin meie tahe või pärast midagi rääkida, kui olukord väljub kontrolli alt, kindlasti ei maksa enam absoluutselt mitte midagi. Mina tahaks ikkagi nagu öelda seda, et minu vanad silmad nägid ära selle, kuidas meie peaminister rääkis tõtt. Vaat sellist asja mina ei osanud oodata ja see tõde tuli ju väga, väga olulisel hetkel ja see oli väga vajalik teadmine. Tuleb välja, et meil on ju kogu aeg jutlustatud seda NATO vihmavarju ja Euroopa Liit kaitseb meid ja kõike see. Ja nüüd tuleb välja, et kaitstakse küll, aga et lastakse kõigepealt ära võtta, siis 6 kuud nagu marineerida ja siis võetakse tagasi. Ja mis see tagasivõtmine on kõige ohtlikum asi, sellepärast et me teame, kuidas Päts, tekkis ka olukord sõjaline nagu konflikti oht, Päts hääletult alistus, kirjutas alla kõigega nõus, Konstantin Päts, kuupäev, allkiri. Aga vaata, kui on juba ära antud ja hakatakse tagasi võtma, sinu allkirja keegi ei küsi enam, sa ei saa, sinu hääletul alistumisel ei ole enam mingit efekti. Et sind tambitakse ikkagi sodiks, aga enne seda veel on sind 6 kuud nagu siin, ma ei tea, mis siis on tehtud, tehtud mingit asja. Et selles mõttes see plaan tundub olevat päris siuke karvane, jah. Aga ütleme, et me lihtsalt see, miks seda plaani ei ole, ilmselt on seal ikkagi see objektiivne põhjus, et see Baltikum on üks siukene väike ja riba. Ja teda on nagu sõjaliselt üldse nagu raske kaitsta. Et kui sa oma väed näiteks seal väikse nagu platsi peale tood mingid, ütleme, mis nad ütlevad, sõjaeksperdid räägivad sügavusest, et ei ole palju maad nagu Ukrainas, sa ei saa manööverdada, ei saa taganeda, ei saa nagu paigutada mingeid asju, et kõik on ühes puntras ja neid on nagu lihtne hävitada. Et võib-olla see on ka see põhjus, miks seda kaitseplaani üldse ei olegi, et pole nagu mõtet hakata nagu sel kombel kaitsma. Lihtsalt liiga valus on, et liiga palju on kaotusi. No vaata, toome nüüd paralleeli Soome ja Rootsi käitumisele. Et nad astuvad NATO liikmeks. Nad on nõus sõlmima Türgiga absoluutselt teistel alustel lepingud, millega tõmmatakse siis demokraatiale ja inimõigustele väga paljudel juhtudel kriipsu peale, isegi mitte joone alla, vaid kriipsu peale. Kui me nüüd räägime Türgi sellest rahvusparteist või nendest terroristidest, mida siis türklane peab ohuks oma riigile. Et kuidas siis tuuakse need kohe ohvriks, et astuda NATO-sse. Kui me kuulame kõrvalt, mida räägib Venemaa president, see on tema seisukoht, mitte meie oma. Ta ütleb ilusasti, et meil ei ole olnud kunagi Soome ja Rootsiga mitte mingisuguseid probleeme. Me ei ole kunagi arvestanud, et me võiksime sealt oodata mingisugust sõjalist tegevust. Nad on neutraalsed riigid, me oleme seda aktsepteerinud, me oleme seda toetanud. Kui nad astuvad NATO-sse, siis paratamatult olukord muutub. Nad muutuvad ka sihtmärkideks ja kas seda nüüd rakendatakse seda sihtmärki või mitte või on seda vajadust. Seda meie ei tea, see pole meie otsustada, aga põhimõtteliselt, kui sa juba ise ütled, et ma tahaksin olla kellegi sihtmärk tänases maailmas, siis minu meelest ei ole see absoluutselt õige tegevus. Ja ma ei oska öelda, millised need on need jõud või soovid, aga ma millegipärast arvan, et enamus Soome rahvast kindlasti ei taha olla NATO-s, sellepärast et sellise sammu astumisega võib kannatada täiesti reaalselt Soome majandus, sest kui me ju praegu alles teame, et Soome on tunnistatud ju üks maailma eriliseks riigiks, kus inimesed pidid olema kõige õnnelikumad, kes elavad Soomes tänu oma heaolule ja oma keskkonnale ja
ja me teame ka seda, et see heaolu ja see keskkond on ju praktiliselt saadud või saavutatud tänu heale konstruktiivsele koostööle, majandusalasele koostööle Vene riigiga, kas siis Nõukogude Liidu ja Vene riigiga. Ja kui täna nad otsustavad sellest vabatahtlikult lahti ütelda, siis ma kardan, et see heaolu lõpeb kiiremini, kui me täna arvata oskame. Ma ütleks vahele nii palju, et viimaste arvamusküsitluste järgi on Soomes poolehoid NATO-le tõusnud kaugelt üle poole ja kogu aeg ainult tõuseb. See on selline ametlik arvamusküsitluste tulemus. Me oleme näinud igasuguseid tänu Ukraina sõjale. Igasuguseid küsimusi ja vaata see näitabki seda, et kindlasti seda Ukraina sõja põhjuseid või neid ei peegeldata nii, nagu neid tegelikult peaks peegeldada. Ja nii nagu ma sulle olen ka juba varem öelnud või ma olen seda ka korduvalt öelnud, et informatsioonisõda ja propagandasõda ja see on täpselt sama oluline sõda kui sõda relvadega, sellepärast et inimeste teadvus, arusaamised, tõekspidamised ja teatud faktide kinnihoidmine ja või kajastamine täpselt nii nagu peaks vaja olema ja kui sa valdad seda informatsiooni, neid süsteeme ja siis on paratamatult, et sa kujundad ühiskondlikku arvamust täpselt sellisena, nagu sulle vaja on ja tänu sellele saavutad sa ka sellise tulemusena tegelikult rahva hulgast, nagu sa tahtad saavutada. Et see on elementaarne, see on primitiivne ja paljudel juhtudel see töötab väga hästi ja väga efektiivselt. Ja ma olen täiesti kindel, et kas või näiteks ka siin Eesti elanikkonna hulgast väga paljud inimesed ei saagi aru, mida räägitakse mujal maailmas, mida räägitakse vene keelt kõnelevates keskkondades, sellepärast et see on juba eos Moskva propaganda, sellest ei ole mõtet rääkida, see on mingi putinisti mingisugune jutt. Aga ma soovitaksin soojalt kuulata objektiivselt nii ühelt poolt kui teiselt poolt, mõelda, me oleme mõtlevad inimesed, me oleme haridusega inimesed, mõelda, vaadata, tulla ajaloos tagasi, hinnata ja siis kujundada iseenda selline objektiivne seisukoht. Mitte see, et ma nüüd jumala eest kiidaksin Ukraina rünnakut või mingisugust seda sõjalist tegevust. Ma ei kannata mitte mingisugust sõjalist tegevust, ükskõik kelle poolt vägivalda, sest et alati on võimalik küsimusi lahendada normaalselt ja alati tuleb ka mõelda lihtsalt selles suhtes, et minu tõde ei pruugi olla alati kõige õigem või ausam tõde või minu soovid ei pea olema kõige tähtsamad. On olemas ka teised riigid, on ka teiste riikide rahvaste rahvuslikud huvid. Ma mäletan ju omal ajal, kuidas Ameerika Hääl kogu aeg rääkis, et Ameerika rahvuslikest huvidest riigist lähtuvalt tuleb käituda nii, naa või teistmoodi. Aga kui näiteks keegi teine riik ütleb, et aga meie rahvuslikest huvidest me peaksime käituma hoopis risti vastu sellele, mida me oleme harjunud kogu aeg siiamaale kuulma, siis nad on terroristid, siis nad on halvad, siis nad on pahad, siis nad tuleb maapõhja taguda sellepärast, et kui nad ei allu dressuurile, siis tuleb neid karistada. Olgu nendeks karistusviisideks ja vormideks, kas siis majandussanktsioonid või mis iganes, eks ju. Ässitada keegi omavahel tülli sõda pidama. See käib selle maailma juurde ja sellest me ei saa üle ega ümber. See lihtsalt ongi reaalsus, tänane reaalsus ühiskonnas. Ja muidugi meie väikeriigid, ma ei nimetaks ainult Eestit, ma nimetaksin seal Leedut, Lätit, Eestit ka muidugi. Oleme ikkagi väga suurte hammasrataste vahel täna ja tulla sellest jamast terve nahaga välja on ääretult keeruline. Ja ma millegipärast arvan, et on võimalusi ja on lahendusi ka teistsuguseid peale selle, et me koondame siia meeletu hulga relvastust kokku, me nüüd arvame, et meid ei rünnata, sest jah, võib-olla tõesti see madin ei pruugi üldse siit lahti minna. Ja kui ollakse täna veendunud, ma ei tea, vaadates mida lääne meedia või press kirjutab, et Ukraina ei ole täitnud, see Ukraina sõda ei ole täitnud lääne ootusi Venemaa suhtes
ja Venemaa tuleb võita lahinguväljal ja kui Venemaa arvab sellest asjast absoluutselt teistpidi, et ma ei kavatsegi kaotada, vaid tema viib oma missiooni rahulikult Ukrainas lõpuni, tähendagu see mis iganes ja tuues kõrvale nüüd need majanduslikud näitajad või seisukohad, mis siis tegelikult Venemaal valitsevad, et kui me näeme või oleme näinud ju ametlikult, kuidas Ameerika president vehib dollariga ja kiidab, et kohe hakkab see dollar maksma 200 Vene rubla ja Vene majandus kukub paugu pealt kokku, siis me näeme hoopis vastupidist tendentsi, me näeme, kuidas raha voolab Venemaale järjest rohkem, kuidas need sanktsioonid, mida siis Venemaa suhtes rakendatakse või millest ka meie kaasa lööme, põhimõtteliselt üldse ei tööta. Sellepärast, et kui ameeriklasel on vaja osta väetist, siis ostatakse seda Venemaa käest ja siis on kõik suured sõbrad. Vaatame läbi aastate, ameeriklaste raketimootorid tulevad kõik Venemaalt, titaan tuleb Venemaalt, nikkel tuleb Venemaalt, väga palju selliseid asju tuleb Venemaalt ja väga paljudele ka kaubagruppidele ju need sanktsioonid ju tegelikult ei kehti just nimelt sellele, mis on jänkidele või läänemaailmale tegelikult küllaltki olulised. Ainukene, kes peavad kulpi lööma ja nende sanktsioonidega kaasa minema ja rusikat viibutama sinnapoole oleme meie ja ka põhilised Euroopa riigid. Ja noh, kui me nüüd räägime geopoliitikast kui sellisest, siis Ameerika on alati tahtnud, et nõrgendada Euroopat ja kõige suurem õudus Ameerika jaoks on ju see, kui Saksamaa ja venelane kampa löövad ja hakkavad ühiselt midagi tegema, need tuleb ära torpedeerida, sest see on otsene oht sellele hegemooniale, mis siis lombi taga ju valitseb. Ja noh, kui me vaatame siis kas või seda poliitikat ühelt poolt, et kui püüame olla objektiivsed selles suhtes, et kui Ameerika sõjaväebaasid on siin meil Euroopas ja kui me räägiksime, et venelane peaks vastu viima oma sõjaväebaasid lääne poolkerale Ameerika külje alla, noh siis oleks see ütleme sõna otseses mõttes see seakisa ulatuks taevani, sest et sinna ei tohi ju mitte keegi minna ega mitte midagi teha, sest see on püha ja puutumatu maa. Nii et noh, need olukorrad on ääretult keerulised, lisandub siia veel juurde Hiina koos oma kriiside ja oma majandusega. Nii et meie tulevik on ääretult tume ja see, mida me siin täna räägime, et milliseks tuleb meie talv, milliseks on meie energiakandjate defitsiit, milliseks kujunevad meie hinnad, milline on meie inflatsioon. No kui siin mõni riik kurdab, et tal on inflatsioon juba 3%, et see on ju nii kõrge, siis meie naudime 22% inflatsioonimäära ja peame ka kuidagi siin hullumajas ellu jääma. Nii et ma arvan, et siin on teemat väga palju ja meie väikese riigi ja rahva jaoks on praegu tarkus kordades olulisem kui suure hurraaga mõõgad tuppest ja sõtta ja varustust koguma ja siin on hoopis teised põhimõtted, mida tuleks jälgida. Aga kas siin ei ole selline lugu jälle nagu siin Eestiga on olnud mitu korduvalt varem, et Eesti saatus nagu otsustatakse kuskil mujal kui Eestis, et senikaua kui nad seal Ukrainas sõdivad, et noh, me ei saa olla pahatahtlik, sõda on halb ja inimesed hukkuvad ja nagu noh, loomulikult me seda keegi ei tahaks, aga nii kaua, kui see olukord on juba selliseks kujunenud, et nagu nii kaua, kui nad sõdivad, et nii kaua siin Eestis ei juhtu midagi, et no, me peame siis nagu lootma, et see halb asi kestaks ja nüüd kogu aeg. Küsin su käest vastu selles suhtes, et kui me ise astume sõjalisse liitu ja me ise võtame kätte ja näitame rusikeid, kas sa siis arvad, et ühel hetkel ei pruugiks olla vastupidi ka meie vastu rakendatud sanktsioone? Huvitav, noh, öeldakse, et ei saa, venelasega ei saa, no mitte keegi ei ole suutnud vastata, kui sa küsid vastu, et aga kuidas Soome on saanud? Kuidas Soome neutraalse riigina on saanud normaalselt Venemaaga suhelda ja miks pärast siis meie riik ei oleks pruukinud saada? No Soome ei ole ilmselt saanud, sest ta nähtavasti loobub sellest neutraalsust ja loobub ka sellest Sa ei tea mille kasuks või miks ta tegelikult loobub? Jah, ma tõesti ei tea, aga ma olen kuulnud, ma ei tea, kas see on tõsi, aga ma olen kuulnud, et teda sunnitakse seda tegema, sest vastasel juhul ei ole võimalik Eestit ja Baltikumi kaitsta, kui Soome ei kuulu NATOsse. Ja läbi Soome tuuakse NATO sõjatehnika Põhja-Norrast
kus ta on mingites kaljudesse raiutud hoidlates. Kas see on tõsi või mitte, ma ei tea. Aga no ilmselt paljuski Soome õhuvägi ja Soome lennuvägi ja Soome õhukaitse ulatuks ka Eesti maa-alal, et see on ka tõsi, sest keskmaa õhukaitse, et ilmselt selline seletus on olnud. Kui palju see tõele vastab, ma ei tea. Aga kas keegi suudab öelda või arvata seda, et kui näiteks Venemaa ja NATO vaheline relvakonflikt piirdub ainult suurtükkide ja automaatidega? Täiesti tõenäoliselt kasvab see konflikt üle tuumasõjaks ja siin ei ole üldse põhimõtteliselt vajagi rohkem mõelda. Kas arvad, et sellisel juhul Eesti, Soome ja kõikide muude riikide staatus on üldse oluline? Või see relvastus või see tavarelvastus? Ma arvan, et see muutub täiesti ebaoluliseks kogu selles konfliktis. Sest et kui see vastasseis eskaleerub, nii nagu ta praegu ka tegelikult ju järjest pinevamaks ju läheb. Ja noh, ma saan aru ka ühelt poolt lääne poliitikud ja on täiesti seda meelt, et venelane tuleb lahinguväljal võita, see on ju öeldud maha, see ei ole meie seisukoht. Venelane peab kaotama selle sõja, venelane tuleb põlvili suruda, Putin peab kaduma. No, aga küsime siis vastu pragmaatiliselt, et täpselt niimoodi arvasid ka ju nii mitmel korral on niimoodi arvatud, et Venemaa peab kaotama. Seda sõjalist ja tuumapotentsiaali arsenali arvestades, mis tegelikult on. Ja kui tänane Venemaa president on öelnud, keda toetab 80% väidetavalt, nii kui sa nüüd ütlesid ka Soome kohta, 80% vene rahvast, on öelnud, et kui uus maailm peaks eksisteerima, siis ja ilma Venemaata, siis pole seda maailma üldse vaja. Need on sellised väga ärevaks tegevad seisukohad ja kui me ka praegu meie meediast loeme, siis ju öeldakse ju sulaselgelt, et kui me teeme aga mingi sammu astume ja kui venelasel on valus, siis ta teeb kõva häält, aga kogu see jutt selle kõva häälega ka piirdub, et nad lihtsalt õiendavad ja seletavad niisama, aga nad ei ole suutelised ega vastu astuma mingeid resoluutseid samme, mis võiks siis sellele vastasseisusele lõpu teha või kiskuda siis sõtta, kuigi on ka öeldud, et vastasel juhul teatud piiride ületades võivad olla need sammud lääne maailma vastu ääretult ebameeldivad ja rängad. Vaat siin tekibki küsimus, et kes keda usub, kes bluffib, no see on nagu paras nagu kaardimäng, eks. Et mina arvan, et mul on väga head kaardid käes, aga sa tegelikult ei tea, mis kaardid on teisel või mis kaardid, mis kaardid tema laua peale viskab ja vaata asi ongi siis selles, et ma saan aru, et kui me mängiksime siin kaarte, siis on see kama, eks ju, kes võtab panga, no võtab, lähed, saad oma rahast ilma, lähed nurka ja nutad natukene, hakkad uuesti raha koguma, et uuesti laua taha tulla. Aga see mäng või selle mängu panused on praktiliselt terve inimkonna saatus ja kas see asi on väärt sellist konflikti lõpuni minna, ussitada ja seda süvendada või oleks tõesti palju targem võtta kätte ja minna kokkulepetele, istuda laua taha maha ja kas või jagada see maailm ära nii, sest et alati on kas või kehv rahu on palju parem kui ka mingisugune sõda, et see on nagu täiesti üheselt selge ja ühiselt mõistetav. No siin on teise mõtlemisega lähenemine on see, et seda kehva rahu ei tule, et see Venemaa on hulluks läinud, et tal on vallutussõda peab, kui ta ka see leping tehakse, nagu sina räägid, et ta saab selle maa, mida sealt Ukrainast või selle osa, selle Ukraina maa-alast, mida ta sealt vallutab, ta saab selle endale kätte, siis kui see konflikt seal nagu külmutatakse või tehakse kehv rahu, siis ta hakkab teise koha peal ründama, siis see ongi ju tegelikult uue konflikti tekitamine. Aga ütle mulle, aga mida ta siis ründanud on? Mida ta ründanud on? Kus ta on? Kas ta on oma maa-alal või ta on Ukrainas ju? Ta ründab Ukrainas ju, ründab Ukraina linnu, Ukraina asulaid, Ukraina inimesi, Ukraina maju. Ütleb, et see on geopoliitika ja see on nende rahvuslik huvi, et Ukraina oleks neutraalne. Saad aru, ta teeb seda. Kas mulle meeldib, ei meeldi see sõda, seal absoluutselt üldse ei meeldi, sulle see ei meeldi mitte kellelegi. Aga mida meie siis teha saame? Me ei saa seda teha, sest ta on pakkunud ju välja.
rahuliku variandi Ukraina riigi terviklikkuse säilitamise, istuge laua taha ja leppige kokku, et ei lõpetatakse sõda, mis kestis 8 aastat. Me ei saa seda eitada, see on fakt. No, see ei ole meie välja mõeldud jälle. Öeldakse, et me siin vaheldame mingeid jutupunkte, ei vahelda. See on reaalsus. No aga tema rahud on ju alati niimoodi, et see, mida tema on vallutanud, see saab temal olema, siis on rahu. Siis ei tule rahu, siis ta hakkab jälle uuesti vallutama. Ütle mulle, mida Putin on vallutanud? No aga kas ütle mulle, mida ta on vallutanud? No kas see Ukraina territooriumis... Jätas Ukraina kõrvale, mida ta on vallutanud? Aga Gruusias, palju Gruusias. Aga kes alustas Gruusias sõda tegevust? Kes alustas? Kes hakkas rahulikke inimesi tapma, vene rahvusest rahulikke inimesi? Ma saan aru, räägime praegult sellest, kes okupeeris Gruusia maala. Me räägi sellest, kes ta alustas. Kes hakkas vene rahuvalvajaid tapma? No võimalik, et need olid grusiinid. Mitte võimalik, need olid siis oleks tulnud need tagasi lüüa, aga mitte... Aga ta ei vallutanudki Gruusiat ära. Kas ta vallutas või? Kas ta võttis milissi ära? Ei võtnud. Võttis kätte, andis, lõi väed puruks, tõmbas piiri vahele. Aga sa tegi ju niimoodi. See on ka Gruusia osa ju. Abhaasia. Gruusia osa oli. Noh, aga kas me räägime rahva enesemõtte määramise õigusest? No ma ei oska... No sa ei oska. Abhaasia osas rääkida... Aga räägime Jugoslaaviast. Määramise õigusest. Aga räägime Jugoslaaviast. Saad aru? Vaata, kõige naljakam see, et püüa mulle objektiivselt. Ma ei toeta mitte kedagi. Aga ma vihkan seda tohutut valet ja silmakirjanikust. Saad aru? Kui me anname hinnanguid täna Venemaale, siis me peame andma hinnanguid ka absoluutselt teistele ja midagi ole parata ka meie oma liitlaste tegevusele, mida nemad maailmas kord on saatnud. Ole õiglane. Aga oota, mis nüüd vale siin oli, ma ei saanud aru. Kas et Venemaa on Ukrainasse tunginud või et on Gruusiasse tunginud? Ma räägin põhimõtteliselt maailma poliitikast. Agressiivsest maailmapoliitikast, kus viiakse ellu oma eesmärke arvestamata teiste riikide rahulikke elanikke, naisi, lapsi, mida iganes. Saaks aga teises riigis võtta kätte ja keerata võim ringi ja allutada see riik iseendale. See on üleüldine, see on globaalne probleem, siin ei ole ainult Venemaa. Me täna materdame Venemaad, vaatame, mis Venemaa tegi. Aga vaatame siis kõike, mis kuule tehtud on. Oleme ausad. Ma ei toeta Venemaad ega Putinit mitte üks toll, ma olen Eesti mees. Aga kui me räägime ühest, siis peame rääkima ka teisest. Ei, sellest me ei räägi. Vaata, mis venelane tegi. Lõpetame ära sellise jama. Räägime ausalt. 9-11 sündmused. Kui võetakse kätte ja öeldakse, vot seal on keemiarelvad, me lööme selle riigi mättasse. Me tapame Husseini ära, me hävitame selle. Milleks? Pärast tuleb välja, tead, me eksisime. Meie luure eksis. Mis sest, et terve riigid lasime Liibüa, Süüria. Tükkideks. Üks luure anti Saksas pärast ka kohtu alla. Nii et kõik oli juriidiliselt korrektne, see luure püüti kinni, mõisteti tema üle kohut ja korras. No keemiarelv ei olnud, aga nafta oli selle asemel. Ja sa arvad, et see on nüüd õiglane ja aus? Ei no keegi ei ole seda öelnud, et see õiglane aus. Mina ei ole seda küll öelnud. Aga miks me siis imestame, kui venelane niimoodi käitub? Ütle mulle. No aga igaüks, kes käitub valesti, kas ei ole õigustus, et kui keegi valesti käitus, et meie peame selle pärast valesti käituma. See ei ole õigustus. Aga ma ei räägigi meist, ma räägin globaalsest poliitikast, mis maailmas valitseb. See on sama reegel, kui keegi paneb kuriteo toime, siis ega me ei saa seda kuritegu ise sellega toime panna, ütelda, et aga mis te meid süüdistate, tema tegi ka. Kohe öeldakse, et sina oled kurjategija ja sina oled kurjategija. Mõlemad olete selle teo toime pannud, ei mingit õigustust.
ma tahaksin tuua ühe teise nagu aspekti, et mida siis Kaja Kallas ütles. Ta ütles, et hävitatakse Eesti riik ja rahvas. Aga mina küsin, isegi kui see sõda ei tuleks, kas on mingi lootus, et see Eesti riik ja rahvas ei häviks? Ja nii palju, kui mina asjadest aru saan, sellist lootust ei ole. Nii et kas on sõda või on rahu, Eesti rahvas ja Eesti riik hävivad niikuinii. Demograafiliselt küpse, moraalselt küpse ja majanduslikult hakkab ka juba niimoodi, et vaata, et võiks juba ahjust välja võtta. Jaa, 22%. Et mida me räägime, Venemaa on sõjas, inflatsioon on väiksem, meil Ukraina on reaalselt sõjas, väike riik suurem, vast kus see inflatsioon on ja meie rahu ajal oskame nagu hävida täielikult. Et selles mõttes meil ei ole seda sõda üldse vaja, meie olukord on isegi katastroofiline. Meie oleme riik, kes ei suuda rahu ajal ellu jääda. Kui sõda tuleb, siis see lihtsalt kiirendab seda võtame kaitsekuludeks jälle mitmed sajad miljonid laenu. See on nüüd tark otsus. No keegi teenib selle pealt muidugi 20% kõvasti. Väga korralikult. Need ei ole juhuslikud inimesed, need on valitsusega seotud inimesed. Selles mõttes valitsus on populaarne. Järelikult populaarsele seltskonnale lähedased teised, peaaegu sama populaarsed inimesed saavad raha. Kellel selle vastu saab midagi olla? Läheb see Eesti riik. Jätame selle sõjateema praegu rahule, aga vaatame siis Eesti toimuvaid konkreetseid asju. Ja küll inflatsiooniks. Mis selle põhjused on, jumala eest, see on niigi selge, mis seal on. Näed, praegu jooksis ka suur uudis läbi, et sellele miljardilisele pealinna haiglale, mis tahetakse ehitada, näed, sellele seda raha ei anta, seda haiglat ikka vaja ei ole ja kõik on šokeeritud, et seda raha ei tule. Šokeeritud on need, kes lootsid, et sealt rahast saavad ise ka natukene endale midagi. Ma võin täiesti nii ülbelt öelda, sest ma lihtsalt arvan niimoodi. Ja meie riigi seadused täna annavad meil õiguse veel niimoodi arvata. Aga mis on kõige drastilisem? Sa kujutad ette nüüd praegu Eesti tervishoiusüsteem tervikuna. Need inimesed, kes perearstid, kes hakkasid omal ajal tööle, sellest on vist juba 30 aastat tagasi, kui perearsti süsteem Eestis loodi, hävitati ära polikliinikud ja mindi perearsti süsteemi peale. Need inimesed enamuses, need perearstid on täna jõudnud pensionikka. Need inimesed hakkavad minema pensioni. Ja nüüd ei ole esmatasandi arste võtta. Kogu tervishoiusüsteem allutati nüüd otse haigekassale. Vahepeal juhtisid seda sotsiaaltöötajad. Nüüd on ta läinud arvuti või IT-põhiseks haigekassale, kus haigekassa kirjutab põhimõtteliselt ette, kuidas või kellega sõlmida lepinguid ja mismoodi see tervishoiu kõrvaldus peaks edasi. Kas need panevad diagnoosi ka seal kassas? Küll nad varsti jõuavad ka sinna, nii et nad hakkavad ka diagnoose panema. Muide, ega nüüd ongi, inimene ei panegi enam diagnoosi, masin paneb sul praktiliselt diagnoosi. Sellepärast, et arvutusmasin. Jah, tehakse analüüsid ja sealt siis tuleb välja, mis diagnoos sulle pannakse. Sest kui arst hakkab ise sulle diagnoosi panema, öeldakse, et see ei ole teaduspõhine ja see ei tööta. See on nagu täiesti ühene süsteem. No nii, aga kujuta nüüd ette, mitu arsti lõpetab iga aasta Tartu ülikooli, riikliku ülikooli. 100 arsti laias laastus. Sellest 100 arstist jääb umbes 10 arsti Eestisse, ülejäänud lähevad kõik minema. Meie maksame selle kõik kinni maksumaksja rahadega. Me koolitame oma meditsiinipersonali, kes lähevad mujale maailma tööle. Rikkamatesse riikidesse. Kas te arvate, aga miks me peame seda niimoodi tegema? See on inimõigus ja vabadus, mina sain nii. Ja, aga kui sa saad ühiskondliku hüve ja sa tahad seda ära minna, siis võta kinni, maksa see kooliraha tagasi. Sa saad selle hariduse, sa ostad selle hariduse. See oleks inimõiguse ahistamine. See ei ole. Mujal maailmas see tegelikult ju niimoodi on. See oli vanasti ka nii, suunamised olid, kui sa lõpetasid ära. 3 aastat oli sul suunamist, aga nüüd ei ole. Ja nüüd kukub see süsteem, see perearsti süsteem kukub kolinal kokku, sest ühel hetkel ei ole sul enam arste. Perearst ei suuna sind niikuinii eriarsti juurde, sest seda raha ei ole. Nii et kas seda perearsti on või ei ole eriarsti juurde, see ikka ei jõua ja kui ta sind ka suunab, läheb 4 kuud aega. Sellepärast, et kui ta suunab, siis ta peab maksma sinu eest raha, aga kui ta on ettevõtja, siis ta suurendab oma kasumit. Tal ei ole üldse kasulik sinu üldse tegeleda. Peaasi, et ta saab sinu pealt pearaha. See on tänane Eesti reaalsus. No ma ütleksin vahel, et mina vähemalt olen seda kuulnud, et Eesti riik soovis Soomelt saada seda raha tagasi, mis on kulunud kõikide nende miks riigilt?
Võta arstide kooli, ma ei tea, miks, ära minu käest küsi, mina ei küsinud raha tagasi ega midagi, aga ta oli, ütleme otse välja, ta oli nii rumal, et ta läks Soome käest küsima seda raha, mis oma inimesed talle võlgu on. Kes Soome riikele võlgu mitte midagi. Soomesse läinud tööle ja ta tahtis saada seda raha, mis on kulunud nende arstide koolitamisel. Aga siis peaksid Ukraina arstid tulema Eesti riigil. Raha küsima, kui soomlased vist vastasid umbes niimoodi, et jumala eest, kes see loll siin on umbes ja selleks jutt. Aga õigesti vastasid. Absoluutselt õigesti vastasid. Ma arvan, et see ongi uue maailmakorra põhimõte, nõrgad ja lollid peavad surema ja nad surevad. Ja lollidelt tulebki raha ära võtta. Täpselt. Ja siis lollid peavad surema, ilgelt raha ära võtta ja pärast surema. Aga selle kohta ütleb Sven väga õigesti, et meil pole seda sõda vajagi. Me oskame oma rahva ja riigi ja keerata, ütleme riigi, territoorium kui maa jääb ju loomulikult alles, ega see ei kao kuskile, aga on enne elatud ja elatakse hiljem. Pärast tuumasõda jäävad need tarakanid või kes seal pidid olema, aga keegi kindlasti elab. Tarakanid, jah, need. No teie jutu juurde siia tagasi tulla, et siin on nagu kaks küsimust, üks asi on, tuumasõda on ju selline asi, mida ei ole ju laias skaalas või mõõtkavas senini õnneks peetud. Vaktsineerimist ka enne ei olnud tundmatute vaktsiinidega, geenimoonad, mootajatega ka enne ei süstita. Nüüd tõmmati planeedile. Tuumasõda ei ole vaktsineerimine, need on see on sama asi. Kaks erinevat asja. Üks on pehme lähenemine, teine on konkreetne jõuline lähenemine. Eesmärk või lõpptulemus on, inimeste osas on see sama. Aga selles suhtes seda siiski mõlemad need osapooled, kes nad ka ei ole, nad kardavad siiski seda ei ole varem peetud, seda mõõtkavas, suures mõõtkavas, seda suumasõda. Ja siis meil on õnneks lootus, et see hirm ka hoiab seda ära. Ja teine tegur, mis Eesti osas, sa vangutad pead, et ei hoia ära. Teine tegur siin Eesti osas on see, et see sõda ilmselt, ta ei saa olla piirkondlik, lokaalne, eks. Eesti on selleks Venemaale lihtsalt natuke liig lähedal, et teda Narva linna või nende relvadega rünnata. Siis on peaaegu Venemaa enda ründamine, sest siis see asi läheb Venemaale endale tagasi. Soomega on see sama lugu. Aga need mehed juba maad, mis jäävad kaugemale, ma ei tea, kuidas nendega on. Ma loodan, et ikkagi nii hullud on küll, aga nii hullud ei ole. Taktikaline tuumalöök on võib-olla 10 kilomeetri raadiuses ja teeb platsi puhtaks ja paari päeva pärast võid sinna juba väed peale saata. Ja ega taktikalisi tuumalööke Eestile ei anta ilmselt rohkem kui 4, sest ei ole rohkem oluline, mis Tapa, Emari või mõned sellised. Aga ilmselt, ma ei tea, kogu need õhutõrjed ja jälgimissüsteemid ja kui kaugel need Venemaa raketid jõuavad ja temale ju hakatakse ka ju siis nende samade asjadega vastu. Kas sa ei ole kuulnud, mida nüüd aasta lõpus venelane võtab oma selle superraketi selle relvastusse, mille vastu ei ole täna mitte ühelgi kellelgi rohtu. Alguses nad naersid, vaata kui Putin demonstreeris oma uusi relvi, tead, eks, kuidas need kõik lendavad, siis öeldi, Horu näitab multifilmi, tead, eks ju. Kui need relvad käiku läksid, siis oli kõigil näod pikad, pagan neil ongi, eks ju. Neil on veel, me ei tea üldse, mis neil tegelikult olemas on. Ma ei tea neid nagu, kuidas öelda, kangelasteks teha, mis neil on imerelvad ja kui venelasel ei olnud relva, mis ameeriklastel oli, siis venelane ütles, et iga relva vastu on olemas vasturelv, siis võib-olla see teine pool ütleb nüüd Venemaa relvade kohta niimoodi. Võib-olla jah, me ei tea, aga tuleme selle majanduse juurde tagasi, eks. Siin on nagu kaks tõsist nagu probleemi, mis me teie jutust tuli välja või viga, mis on tehtud. Esiteks, meil on valed inimesed siin ettevõttes Eestis tükk aega valitud juhtima ja meil on eurol üle mindud. Ja kahjuks see väärib ja jääbki vaeseks ja vaestel jääb üle ainult ära surra, siis nii see ongi, et nagu
ise valisid, ise kannatad. Ja no valisid valed inimesed, ma hakkan endast kordama ja võib-olla kui eurole oleks üle läinud, siis oleks seda inflatsiooni, meil olnud vahendeid seda inflatsiooni vältida. Ütle mulle, kallis mees, kes need siin need õiged inimesed on? Ma lõpetan ära. Ja see teiseks ilmselt perearstisüsteemil ei oleks pidanud üle minema, sest no arst ikkagi mingi ettevõtja või pool ettevõtja olla ei saa. No kes need õiged inimesed üldse olid, keda oleks saanud valida? Sellepärast, et me oleme ikkagi selles inforuumis, kus üritatakse meile globaalse maailma või globaliseeruvaid hüvesid peale suruda. Ja selles toetatakse teatud isikuid, kes toetavad ka globaliseeruvat maailma. Põhimõtteline on ju see, et kui me läksime kas Euroopa Liitu, millised rahad eraldati Euroopa Liidu astumiseks või propaganda tegemiseks nende isikutele või nendele jõududele, kes tegid Eesti riigis propagandat Euroopa Liitu astumiseks. Meil ei ole ühtegi muud alternatiivi, me peame ühinema Euroopaga, see oli ju söögi alla ja söögi peale. Mina mäletan seda, isegi Kirjanike Liit oli väga Euroopa-meelne, kuigi ma olen täiesti kindel, et mingi lihtne kirjanik ei saanud mitte sentigi sellest ühinemisrahast, aga kõik olid, ma ei tea, kas see oli mingi Päevaleht või mingi endine Noorte Hääl, seal oli 2 lehekülge, oli tihedalt täis, nagu album postmarke, oli kirjanike nägusid ja iga ühe all oli siis üks väike lause, mis ta ütles, miks peab toetama, see oli mõttetu ila, mis seal aeti. Ja all nurgas, vasakul, see nurk, mida sa kõige vähem lehes näed, seal oli siis 3 lolli, kes olid Euroopa Liidu vastu, üks sai sellest raha ka veel, et ta vastu oli. Aga 2 tükki, kes ei saanud raha, olid mina ja Priimägi. ja see on nagu see pilt, neil ei ole kindlalt mingit raha antud ja nad on nagu üks mees. Kunagi oli kirjaniku selline, kes oli nagu ise mõtlev ja siuke, vastandas ennast igasugusele ülekohtule ja ma ei tea millele, oli vaeste rõhutute poolt. Järjest sa näed, kogu see kari on nagu lambad, kes on nende maailma rikaste jõhkardite poolt, kes tõenäoliselt selle sõja kunagi ikkagi valla päästavad, ma mõtlen tuumasõda, aga endal on nad maa alla ehitanud punkrite linnad, kus on kõik olemas, mis sa oskad üldse nagu ette kujutada, neid sead ei karda mitte midagi. Nad on kindlad, et madinaks läheb ja nad on selleks valmis, sest nad ise korraldavad seda. Ma olen täpselt sama meelt. Ja seesama massihüsteeria, mis siis valitses Euroopa Liitu astumisega. Ja ka seesama küsimus, mida siis rahva käest küsiti, oli ju ka täiesti kallutatud ja just formuleeritud nii segaselt, et inimesed ei saanud üldse aru, millele nad tegelikult vastasid või millele nad jah juurde ütlesid. Oleks küsitud inimeste käest jah ausalt niimoodi, et kas te olete nõus Euroopa Liitu astumisega, kui Eesti kaotab oma suveräänsuse ja muutub nagu me ütlesime, ja milleks ta pole veel muutunud, aga ta muutub kasvavas sõjakusega unitaarriigi ääremaaks. Vot see on Eesti. No ma tahan vahele öelda ja see küsimus oleks siis vastanud tegelikkusele, mitte see küsimus, mis esitati. Ja küsimus oleks pidanud olema väga konkreetne. Ja vastama tegelikkusele. Aga mitte olema nii, et Eesti rahvas on otsustanud. Põhiseaduse vastast välislepingut ei tohi üldse sõlmida. Mida see rahvas otsustab, ei ole tähtis. Kui selle lepinguga antakse ära Eesti iseseisvus, on see seaduse vastane kuritegelik ja ei kehti. Ja mingit Euroopa Liiduga mingisugust seaduslikku kehtivat lepingut meil ei ole. Meil on mingi kriminaalne tehing. Üks gäng tegi teisega mingi bandiitide jõuguga mingi alatu skeemi ja sai sellest palju raha ja paiskas oma riigi ja rahva hävingusse, kus tal ilmas sõjatagi sama hästi kui nagu hambad varna riputanud. See on see, mis juhtus. Sest et kas me tõesti arvame, me jõuame jälle sinna tagasi, kas me tõesti arvame seda, et meil oli seda Euroopa Liitu vaja rohkem kui Euroopa Liidul meil. Euroopa Liidul oli meid. Sellel samal monopolistlikul, kapitalistlikul süsteemil on vaja uusi turge ja me olime täpselt need samad uued turud. Meie tööstus tuli kinni tõmmata, meie tööstuse turg tuli Venemaa näolt kätte saada tollel ajal ja meie pidime hakkama ostma ja vaata praegu, mine poodi ja vaata. Kui palju on seal konkreetselt Eesti kapitalile kuuluvat toodangut ja palju on sealt sisse veetud. Meil pole omal enam mitte midagi. Meil Pärnus on üks toiupood enda oma Kampal. Teil ei ole sedagi. Meil on üks oma Pärnu kapitalil põhinev hulgibaas. Sealt saab osta ka. Lähed sisse, ostad nagu õige mees. Milline luksus.
milline relikt nagu kaitseala, Eesti majanduse kaitseala ühes kuuris või no mis ta on, angaari ehituses, noh on Kus see Eesti on, majandus, kus see on siis jõe praegu? ääres seal uue silla pool, seal Reldori kandis. mis ta tänavat, keegi tahab võib-olla minna No, telefoni tuleb panna kantpal ja siis tuleb sinna minna. Google'isse ja kampale, selge, siis ikka leiab üles. Lihtne. Jaa, ei no, Midagi on veel olemas, noh ei ole nii, et ainult Selverid ja Maxi Marketid ja nii ei ole. Kantpal on ka. see rahvahääletus. Ma arvan, et see on mudel, täpselt nii palju ongi seda Eestit järgi. Maailma suurimas linnas, mis on suurem kui New York ja natuke väiksem kui Berliin. Pärnust ma räägin. Üks oma kapitalil põhinev toidupood. millised edusammud. Neid on ehk ikka rohkem, kuskil rohkem või vähem. Kuskil võib-olla on, aga Pärnus ei ole. Kindlasti ma arvan ja muidugi vaatajatele, et minge tõesti ostke nende poodidest, ostke oma Eesti tooteid, mis meil on, et see võib-olla see kunagi päästab teid, ma ei tea millest. Jah, me oleme ka, ütleme kas või see Tartu hoiulaenuühistu raames on meie põhimõte ka, et ehitame Eestimaad ja katsume kõik Eestimaa jõududega hakkama saada, Eesti inimestega, Eesti. Jah, aga võta kinni, kui sa nüüd lähed, hakkad midagi tegema, siis materjalid tulevad sulle kõik enamuses ju väljamaalt. Me ju selliseid asju ise mitte midagi ei tooda. Vaata, ja tegelikult ega maailmas põrkuvadki kokku nüüd kaks väga huvitavat suundumust. Ühed on need, kes midagi reaalselt toodavad ja teevad ja teised on need, kes finantskapitaliga müüvad sulle õhku ja intressi ja annavad sulle laenu ja need on nagu kaks Need on vale raha tegijad, see raha on ju vale raha, see on lihtsalt lambist tehtud. täiesti erinevat mingile süsteemi. Bandiitide jõugul on antud privileeg teha vale raha ja nad valitsevad maailmas, neil on selline alatu nõks. Teeme mitu äppi ja me saame kohe rikkaks ja õnnelikuks. Mitu äppi sina oled elus kasutanud, mitut sul vaja on? No paari ma olen kasutanud, eks mulle meeldib näiteks see parkimise äpp on mulle väga hea, et määrab mulle ära asukoha, kus ma olen, ma saan sellega parkima panna. See on nüüd üks selline asi, noh. Aga neid ju toodetakse iga päev, kogu aeg lõputult, see on sama hea kui öelda, et noh, kui palju maailmas veine, ma olen ühte joonud ja on okei. Ja ma olen ühte veini joonud ja täitsa hea oli magus ja tegi purju ka. Et see ongi, neid ei ole ju vaja enamust, täiesti, milline raha sinna sisse maetakse, see on haige tööstus. Aga teine pool. See varastatakse ära, see raha kõik. Ja absoluutselt, aga teine pool on see, kes loob reaalseid materiaalseid väärtusi. Ja ükskõik milline kriis tuleb, võidab alati see, kellel on need samad materiaalsed väärtused, kes toodab midagi reaalselt, mida saab vahetada. Olgu siis ta ükskõik millise ekvivalendi või mille vastu, aga tal on reaalne kaup, mida saab käega katsuda ja mida ühiskond vajab. See on absoluutselt teistsugune. See on väga õige mõte. Mina lugesin midagi sarnast makroskoobist. Praegu on see suvepuhku, seal üks vana luuraja peab seda. Ma ei tea, kas sa oled lugenud makroskoopi. Olen küll, jah. Et seal oli selline lugu, mis rääkis, et siiamaani on maailma valitsenud rahamajandus. Aga kui seda raha trükitakse juurde, no see ei ole usaldusväärne. Ja nüüd minnakse üle sellisele süsteemile, kus siis valitsevad need, kellel on ressursid, päris asjad, sest naftat sa juurde ei trüki. Või elektrit. Tahaks küll trükkida. Ja tegelikult on selle kahe süsteemi vahel väga suur konflikt. Eksisteerib. Ja see eksisteerib ka lausa reaalselt. Ja võt see on ka üks asi, miks pärast ei ole saadud, jõuame meile sinna tagasi Venemaad käpuli, sest et temad teevad reaalseid asju. Neil on omal kõik asjad olemas. Ja tulla vehkida, öelda, et varsti on Vene rubla või $1, 200 Vene rubla, noh see näitab, et inimesed ei ole üldse adekvaatsed. Ja seda otsustavad need, kes võib-olla ei oskagi sõnagi isegi vene keelt, aga nad teavad täpselt, kuidas Venemaal asjad käivad. Ameerika presidendi juurest mingit adekvaatsust otsida on natuke liiga palju tänapäeval. Need ajad on möödas. Ütleme piinlik, eks ju. Ja ma olen kuulanud tema esinemisi ka siis, kui ta oli veel adekvaatne. Aga jutt ei olnud ka siis adekvaatne. Nii et jah, midagi ei ole teha. Need on kaks maailma, mis omavahel kokku põrkavad ja noh, ei ole midagi, see sama majandussüsteem, mille me oleme heaks kiitnud ja mille me oleme enda tegevuseks valinud, vajab eksisteerimiseks kogu aeg majanduskasvu, tähendagu see mida iganes. Ta vajab nii tooraine näol, ta vajab turu näol, ta vajab ressursi näol, iga raha, mis ringlusesse, iga sent, mis tuleb läbi laenude, aga intresside jaoks ei ole raha kunagi välja antud. Need on väga lihtsad, konkreetsed põhitõed. Seal ei ole vaja mingisugust kõrgemat matemaatikat ega või mingisugust süvateadmisi. Need on lihtsad asjad.
ja kui sa need lihtsad asjad, need plokksüsteemid iseenda jaoks selgeks teed või aru saad, siis ei ole sul väga paljude küsimuste jaoks üldse nagu vajagi oma pead vaevata, sest et need lahendused jooksevad ise väga õigesse mudelisse, väga õigesti paika. Ja võib öelda, et see on diletantlik, mis te teete, näed, meil on siin terve mitu suurt ülikooli täit teadlasi, kes on selle kõik välja arvutanud ja teinud ja ütleme, need on pisiasjad. Need ei puutu asjasse, see on nagu müra kogu selle asja juures. Kui kogu süsteem vajab täiendavat turu laienemist, et üldse funktsioneerida, siis kõik see vahepealne siblimine on täiesti mõttetu. Ja miks pärast näiteks seda kõike õigustatakse, miks need teadlased seda kõike toetavad, lihtsalt tänu sellele, et jälle üks lihtne reegel, kelle leiba sööd, selle laulu sa laulad ja sa pead kiitma heaks seda ühiskonnamudelit, mis meil on, sellepärast, et kui sa hakkad vastupidist juttu rääkima, siis jääd sa oma tööst ja oma leivast ilma, sellepärast, et sa ei toeta neid, kes tegelikult seda raha ja süsteemi kontrollivad. No nii lihtne see asi ongi. No see ei ole jätkusuutlik ju. No jah, aga kuhu me jõudnud olemegi, me olemegi jõudnudki juba sellise punkti, mis enam ei olegi jätkusuutlik. Me oleme tulnud Nõukogude Liidust, mis ei olnud jätkusuutlik. Täpselt. Läinud Eesti Vabariik, mis osutus jätkusuutmatuks, läinud sealt edasi Euroopa Liitu, mis on kokku varisemise äärel ja küllap tuleb järgmine süsteem, mis on jätkusuutmatu, sellepärast ei maksa muretseda, küll ühe jama asemel tuleb järgmine jama. Aga ajalugu on näidanud, et ühe ühiskondliku majandusliku formatsiooni üleminek teise tähendab alati konfliktsituatsiooni, kas siis seda aatopommina või kuidagi teistmoodi nuiade, kivide või kirvestega, näed. Eks me teame ju masinapurustajate liikumist, mis oli, kui tehnikarevolutsioon hakkas näiteks Inglismaal, kangrud hakkasid tootma palju rohkem, inimesi lasti lahti, jäid ilma tööta, tuli võtta kätte ja purustada. No see on ju nüüd tagasi, nad tahavad ju jälle, et inimesed ei sõidaks autodega, lennukitega, ahjude purustajate liikumine oli Eestis, ahjud purustati ära, see oli liiga kaasaegne tehnoloogia, oleks vaja vist, ma ei tea, kükke teha, et sooja saada, et planeet päästa. Ei ole vaja ahjusid. Jah, täpselt. Ma ütlen nii palju, et see formatsioonide nagu kuidas öelda, mudel või süsteem või see tuleb Karl Marxist, see on marksism. See on reaalsus, mitte marksism. See on marksism, see on orjanduslik, feodaalne ja siis tuleb kapitalism. Mees kirjeldas selle üles. See on Marx, ta mitte ei kirjeldanud üles, vaid ta mõtles seda välja, seda ei ole olemas. Mis asja pole olemas? Ei ole, see on vale. Pole olemas, lisaväärtust ei ole olemas. Kui terve maailm seisab selle najal püsti. Lisaväärtus on võib-olla olemas, aga neid formatsioone ei ole olemas. Sul võib tulevikus tulla hullem orjanduslik kord, kui oli vanas Roomas. Sul ei ole, et sul oli siis orjandus, siis tuleb feodalism. Aga mida me kogu aeg ütleme? See ajalugu, ta käib spiraalselt. Ta oli vandenõulane, ta oli illuminaat, ta oli ravipoeg, ta oli Marx, ta mõtles välja selle sinu lollitamiseks ja see sama teooria istub eestlastel paljudel peas ja nad hakkavad seda korrutama. Ei ole kapitalism, ei ole sotsialismi, on erinevad majanduse toimimise korralduse viisid lihtsalt ainult. Üks on riigikapitalism, teine on erakapitalism, kolmas on nende vaheline segu. Segamajandus. Ma ütlen sulle, tänu sellele, et ma selle süsteemi austan ja sellest lugu pean ja ma tean, kuidas see süsteem käib, olen ma täna Eesti riigis sügavalt sotsiaalselt kindlustatud inimene. Sellepärast ma olen osanud selles süsteemis langetada õigeid otsuseid, teades, mis tuleb ja kuidas need asjad tegelikult käivad. Vaat saad sa aru, milles on küsimus. Ja ma soovitaksin väga paljudel teistel inimestel ka lähtuda asja või teaduslikult läheneda meie sellise majandusse, mudelisse ja kõike muud. Võtame siis selle saate kokku, et meil täna lõppes see hästi kurvalt. Et mis kurvalt? No lõpp on tulemas, kokkukukkumine on tulemas, keegi midagi teha ei saa, tuleb paratamatult, kas me inimest, nad vaatavad meid ja nad küsivad ju, kas teil on mingi lahendus olemas? Lahendused on olemas, aga need lahendused on väga julmad, poliitilised ja tead, mitte ükski inimene Eesti riigis
tegelikult ei ole nõus neid muutusi läbi viima. Tead, ma nägin seda, me oleme näinud seda, mitte mina nägin, vaid me oleme näinud seda ka kas või kohalike omavalitsuste valimisel. Kui sa tuled välja loosungiga, et me muudame, me saneerime, me teeme elu paremaks, me tekitame, võtame sellised kulud maha, mis on tegelikult põhjendamatud või ütleme avalikus halduses ei ole nad mõistlikud, siis kas sa arvad, et sa saad valimistel hääli või? Kogu sinu vastu astuvad kõik need ametnikud, kes on oma positsioonidel, sellepärast, et nad ei taha mitte mingisuguseid muutusi. Sa tahad ametnikke lahti lasta siis kõik? No jah, aga loomulikult nad hoiavad küünte ja hammastega kinni. Nende ametnike taga on terve suur hord pereliikmeid, kes kõik toituvad nendest samastest ametnike sissetulekutest, nende palkadest. Ka nemad on sinu vastu. Sellepärast, et kui öeldakse, et vaata see hull, mis teha tahab, seda midagi tegema hakata, ei, meie ei saa sellega nõus olla. Ja sa ei saagi üldse nii palju poliitilist kapitali, et sa saaksid üldse midagi siin riigis muuta. Ja kujutad ette, kas oskad öelda, kui palju on Eestis ametnikke üldse? Sa kirjeldad mulle autot, mille otsa inimese ronib kogu aeg järjest nagu Aafrikas, nii et on lõpuks nii täis, et keegi mahu ja kui viimane neeger sinna peale ronib, siis käib pauk ja auto läheb katki ja kõik jääb seisma. Aga me seda ju kogu aeg räägime, et käib pauk ja me ju ütleme, aga see on üks põhjus, et kui sa ütled, sa küsid, et mida siis teha, kuidas muuta. Ma räägin sulle, miks ei saagi seda niimoodi muuta. Mentaliteet on teine. Ütleme, et lahendused nagu ütleme mitte selles, kas me saame neid teostada või hetkel või kas üldse saame, lahendused, millised peaksid siis olema selles olukorras, kas nad on teostavad või mitte, jätame selle kõrvale, aga võtame nad nagu ideaallahendustena, et üks olid kõik need ametnikud lahti lasta, mis edasi? Euroopa Liidust välja astuda. Kindlasti, aga ma ütlen kõige lihtsam asi, no kuidas Eesti rahvas ja riik ja kultuur ja keel, mis meil seal preambulis kirjas on, kuidas see saab üldse nagu olla? Siis kui on olemas eestlasi, no see on see materjal, millest see kõik on tehtud. Kui eestlasi enam ei ole eesti keelt, eesti kultuuri, eesti riiki ega seda rahvust, mitte midagi, kõik. Aga seda rahvast saab väga lihtsalt ise teha, neid lapsi sünnitatakse, võetakse kätte, tehakse lapse valmis, aborti ei tehta ja sünnitatakse ära. Ja kui neid sünde on üle teatava piiris, on üle 2 midagi seal, no siis on need see nagu püsib nagu ühel tasemel. Rahva reproduktiivne tervis on korras. Sellisel juhul. Jah, aga ei ole korras. See ei ole mitmel põhjusel korras, sest üks põhjus on see, et näiteks mehed ei ole enam päris need mehed, mis nad vanasti olid. Spermatosoide on, ma ei tea, kui palju. Naised ei ole ka vist enam need naised, kes ennem olid. Need on veel hullemad naised, kui nad enne olid, aga mehed on ka enam-vähem naised. Et see on see, mida see mürgid toidus teevad. Naised teevad nad naiselikumaks. Ja mehed ka naiselikumaks. Ja naisel see võib-olla nii hull ei olegi, hakkab 5-aastaselt nagu sugu tegema, mis siis ikka. Aga kui mehel on riistad on lühemaks jäänud, spermatosoide on jäänud seal 20%, võib-olla järgi 60-ndatega võrreldes, testosterooni ei ole, ta ei ole mees ju enam mingite bioloogiliste näitajate poolest. Väga raske on teha neid lapsi juurde. Tuleks siis olla, et on puhast kodumaist toitu, kus pole toidulisandit, et ei läheks kaduma rahva siis või siis ütleme, et kui iga mehe kohta, kes on suguvõimeline, on 4 naist, siis on islami peremudel. Neljandaks on polügaamia sisseviimine, lubamine. Üleminekuperioodiks, ainult üleminekuperioodiks. Kas sa pärast piiri panna? Aga tead, ma ütlen sulle ka, mis on väga oluline. Me peame oma naabritega hästi läbi saama. Kauplema nendega ja peame neile selgeks tegema, et meil väikesel rahval, väikerahval eksisteerib eneseväärikus. Ja mitte keegi ei tule meile õue peal ütlema, kuidas me peame elama või kus nurga taga me asjal käime. See on meie asi. Ja vaata, kui me seda suudaksime teha, et meil oleks nii palju eneseväärikust, rahvuslikku eneseväärikust. Endal kehtestada, jah? Absoluutselt. Aga vaat see on see asi, milleks valitseb tohutu defitsiit nii meie poliitikute kui ka inimeste hulgas. Aga miks inimesed hakkavad endast lugu pidama, miks rahvas hakkab endast lugu pidama, siis kui ta on teinud midagi hästi, vähemalt sama hästi kui teised, parem kui paremini. Aga kui isegi eesmärgiks ei ole midagi reaalselt ja paremini teha, ei saa sa endast lugu pidada. Kui sa oled tallalakkuja, siis ma olen Euroopa parim tallalakkuja. See on nagu minu väärikus või kus see tuleb? Me kogu aeg räägime ja küsime, et aga miks pärast venelast ei õpi eesti keelt? Aga sellepärast nad ei pea meid väärikaks. Selles on küsimus. See võibki nii olla. Ma tean, et see on nii. Aga kui sa ise, see on osa probleemist. Nad ei pea meid väärikaks.
nagu sa ise ka ennast väärikaks ei pea. aga mida sa siis rohkem mis sa siis loodad teistelt saada? Vot see on võtmeküsimus. Sinu küsimustele see on vastus. Ja see au ja väärikus on ju selline asi, mis juba kapitalismiga hakkas kaduma. Eks on vene kirjanduses on väga palju juhtumeid, nagu see on aadlik ja kapitalist. Aadlikul on nagu mingid väärtused, kapitalistil on ahnus ja kui see kapitalism hävitab või kapitalist hävitab siis selle lolli aadliku, kellel on mingid ideed või mingid taolised asjad. Seda on päris palju läbi kirjutatud mujal ka. 6. punktiks oleks tagasi võita kaduma läinud enese hinnang, siis enese väärikus. Väärikus ei tule nagu lambist, väärikusel on vundament. See väärikus ei ole nagu ainult väärikus, see on nagu enese hinnang, mis sul on. Aga kui see enese hinnang on vale, kui sa oled vääritu lojus ja pead ennast mingisuguseks uhkeks ingliks, siis see on lihtsalt vale. Seal peab olema, sa pead midagi tegema, et olla väärikas. Mina kirjanikuna näiteks kirjutan raamatuid, mis on paremad kui teistel. Ja see annab mulle väärikuse ja ka minu lugejatele, sest nad loevad midagi paremat kui teistel ja kokkuvõttes, kui kõik mind loevad, ma arvan, et see probleem hakkab juba veidi klaarima. Tegudega oma hinnangu siis anda nagu... Kui igaüks teeb oma asja vähemalt keskmisel tasemel, igaüks teeb normaalseid asju, mitte ei kohitse lapsi, mitte ei reeda riiki, ei tee mingeid äppe või ma ei tea, mida nad siin teevad. Feminismi. Kui meie jaoks riigis on kõige tähtsam küsimus, ütleme, abordi küsimus, siis me ei saa rääkida, et oleme tõsine riik. Kusjuures meie põhiliiklane ei lase enam aborte nii vabalt teha kui enne. Meie riigi põhiküsimus oli niinimetatud kooseluseaduse kehtestamine. Kust mingisugust järelkasvu ei saa tulla, arvestades meie... Oli ju niimoodi. Riigikogu jahus ju palju nad kõik palka saavad. Mitu kuud nad jahusid mingit kooseluseadust. See oli ju turvalisuse küsimus, sest kui meie ei hakka kohe oma abieluma, siis Itaalia hävitajad ei lenda. Ma ise nägin seda telekast, mingit lolli, kes seda rääkis, sellist juttu, saad aru. Aga tead, mis ma ütleksin siis? No me siis ei lenda, Kas saad aru? Siit hakkab enese väärikus pihta, siis ei lenda. Ja kui ei lenda... Võtku ma need hävitajad ja pisku sinna samusesse. Ja kui ei lenda, mis siis juhtub? Mitte midagi ei juhtu. Mitte midagi ei juhtu. Aga siin ongi see, mis siis juhtub? Issand jumal, kohe tuleb. Nii kui enam ei lenda, kohe on kukil. Kus sa võtad seda? 7. punktiks paneme, et Eesti... rahvusringhäälingu ja meedia sulgemine. Maha põletamine. Milleks pidada üleval maksumaksja rahast meediat, kes räägib sellist juttu. Aga seda me oleme ju ammu küsinud. Ma ei tea, kas see oli eraõiguslik või kapitalistlik meedia. Ma ei tea, see oli õudne ja nõme. Minu meelest NATO artikkel 5 ei ole midagi homoabielu kohta, et rakendatakse homoabielu, ma ei tea, sõlmimise korral. Tulevad ju eraldi embleemiga, ma just vaatasin Ukraina sõjaväes on ka, et seal on üks sarvik peal, need on kõik terve homodiviis on paika pandud, kes nüüd kõik venelase vastu sõdivad. Sellepärast nii hästi lähebki. Muidugi, näed, praegu ju loen, jälle lasti venelase relvaladu õhku või mürsuladu, neil lähebki hästi. Ussi Saare said vähemalt tagasi. Ussid ka tagasi said, aga Saare said tagasi. Teavad, ausalt öeldes, see on nagu rohkem naljanumber, tead, see on nagu poliitpropaganda, aga jumala eest, mingi Ussisaar kuskil palju on. No aga lõpetuseks siis 8. punktiks, et mida siis teha, et nagu omast, ma ei tea, lahendused siis saage teadlikuks, lugege Sven Kivisildniku raamatut, lugege siin Jüri Lina, lugege meie lehte Rahvuslikku Teatajat, vaadake meie saateid ja ärge valimistel ei hääletage, ärge valige tagasi neid inimesi, kes on selle olukorra tekitanud. Kui sa teed propagandat, siis ma teen ka. Ma ütlen, et lugege minu raamatut, triloogiat, Hüüdnimi eestlane. Ja siis te näete, milline peab olema ühe eestlase eneseväärikus võõras keskkonnas. Aga aitäh, Harri, väga õige. Aga siis see olekski kõik. Aitäh, Sven ja aitäh, Harri ja tänaseks lõpetame. Aitäh vaatajatele. Head nägemist.